Tere! Tänases osas meie toimetusse saabus pakk ja teeme tutvust selle sisuga. Nagu näha, tuleb siit välja üks selline aku. Ja ohoo, üllatus, veel üks aku. Ja no nii, mis see veel on? Akulaadija. Muuseas, ma austan täiega neid inimesi, kes oskavad kirjutada sellised keerulisi sõnu nagu teisipäev või akulaadija. Eriti raske sõna on akulaadija, sest sa ei või iial teada, kui mitu i või j tähte selles sõnas on. Ühesõnaga, seikluskaameraga filmides võib tekkida olukord, kus aku saab tühjaks. Siis on hea, kui sul on tagataskus tagavaraks mõni lisaaku. Nii Duracell akude kui ka akulaadija enda hind on algupäraste toodete omadest mitu korda odavamad. Seega kaotada eriti midagi ei ole. Tehnilisi andmeid kõrvutades mõlemal akul leiduvad kirjad on ühesugused. Mõlemad akud on ka Hiinas valmistatud. Ja ma ei imestaks üldse, kui selguks, et nende akude algosakesed tulevad ühest ja samast kohast. Kuna ma sellest tegelikult midagi ei tea, siis seega ma ka ei väida midagi. Duracelli akulaadijal on valmidus laadida nii Hero 3 kui ka Hero 4 akusid. Laadijasse sobivad aga nii algupärased kui ka B-akud. Kas algupäraseid akusid on mõistlik läbisegi B-akudega laadida või peaksid saama algupärast akut kuidagi eriliselt kaitsma? Seda mina ei ütle. Ilmselt peab igaüks ise selle välja mõtlema. Akude vastupidavuses mingit erilist vahet ei ole märganud. Valides seikluskaamera seadetest video eraldusvõimeks 720 pikslit ja kaadrisageduseks 50, pidas Duracelli aku 1,5 tundi katkematut filmimist vastu. Mõnel kestab aku võib olla rohkem, mõnel jälle vähem. Nüüd veel vaatame lõpetuseks, kuidas see akulaadija töötab. Siin on akud tühjad. Tuled on punased. Siin on akud täis. Tuled on rohelised. Ja ongi kõik. Aitäh vaatamast ja kuulmiseni ja nägemiseni.